tere pühapäeva sulle. Plaanisin seda videot teha sulle tegelikult juba hommikul ja öelda sulle tere hommikust, aga täpselt ei olnud sellist ajastust. Olid omad toimetused, tahtsin hommikusöögi nautida ja nüüd siis istun siin telefoni taga ja filmin. Mul tuli selline nägemus iseendast täna, kus ma vaatasin ühte kohta enda kehas, sest et ta andis mulle tunda kogu aeg, ta andis mulle tunda ebamugavuse ja valuga ja ma olin sellega tegelikult tegelenud juba. See asi hakkas välja näitama mulle ennast juba tegelikult mõned aastad tagasi, isegi rohkem, aga siis ta oli lihtsalt selline tunne, kerge tunne, mingisugune asi, millele ei olnud vaja tähelepanu pöörata minu enda arvates. Siis ma tegelesin hästi palju siis energeetiliselt, puhastasin ja nii edasi. Aga miks ma sellest üldse räägin? Ma räägin sulle sellepärast, et see point selles on nagu võib-olla silmi avav või avardav või siis sa saad sealt midagi hoopis muud. Aga kui mulle tulevad teadmised, et neid videosid teha, siis järelikult seal on midagi, mida on vaja jagada sulle, et sa ise näeksid iseendas seda, sest pole ju midagi muud. Sa võid ju teistes ka näha, ja seda info edasi anda. Vahest on ka see, et see video tuleb sulle sellepärast, et sul on vaja see edasi anda, et sa vaatad selle ära ja sa jagad seda. Aga üldjuhul on nii, et asjad tulevad sulle, sinu jaoks, seal on mingisugune info sinule. Ehk siis ma paastu ajal kõige rohkem nagu sain ühendust kõige sellega. Kui sa tahad teada sellest paastust või sellest kogemusest, siis vaata seda paastuvideot, on ju. Aga mul oli puusas valu. Ehk siis mingitel hetkedel oli niimoodi, et ma ei saanud enam kõndida. Ma lonkasin, eriti talvel oli keeruline koeraga õues käia, kui oli libe. Mul on väga kiire koer. Ja siis see põletik oli seotud ka soolestikuga või ma käisin ühe spetsialisti juures, kes ütles, et alguse saabki hoopis soolestikust, et siis mingisugune klapp ei tööta ja siis et kui seal on põletik, siis lihas laseb selle puusaluu lahti nii-öelda, et hakkab loksuma ja siis ongi valus ja nii edasi. Mina tean seda nii-öelda meta poolt ja proovisin sealt poolt neid emotsioone läbi lõpuni tunda, aru saada, et mis seal on. Aga kuna see ei töötanud mingil määral, vaid töötas hoopis see, et ma valisin siis süüa nii-öelda puhtamalt, rohkem salateid, lihtsamaid asju, teravilja ja sellist asja ma niikuinii igapäevaselt ei söö. Mõnikord mulle väga maitseb hapusai, et siis hapusaia valin. Aga ühesõnaga, see nagu leevendas ja see spetsialist, kelle juures ma käisin, ta tegelikult pani siis keha niimoodi tööle, et ta tõmbas nagu, et lihased tõmbasid uuesti tagasi kokku ja see põletik nagu kadus ära. Selle kõhuvalu, ma arvan, et ma aasta tagasi tegin seda, kus mul oli nagu nii valus, et ma ei saanud enam kõndida ja siis ma viskasin pikali, mõtlesin vahet ei ole, ma lihtsalt hingan selle läbi ja ma tõesti tund aega hingasin, tundsin seda, kuidas mööda kõhtu see käis ringi, need valuimpulsid erinevates kohtades. Ja kui ma olin selle lõpuni hinganud, ma sain aru kohe, et nüüd on kõik, siis see valu kadus ära ja see valu ei tulnud enam tagasi. Ehk siis ma sain teadmata, mis emotsioon seal oli, ma sain selle niimoodi ära, aga see puus ikkagi hakkas nagu tegema tõka-tõka vahepeal. Ja paastu ajal siis tuli välja see, et huvitav, miks ma sellest räägin. Aga point on sama tegelikult sellel teemal, mida ma tahtsin jagada. Et paastu ajal tuli välja, et ma vaatasin sinna sisse, siis ma sain väga hästi ligi, et seal oli minu otsus, üks lugu, mida ma olin lapsena vastu võtnud, et ma võtan kõik enda kanda. Ehk et siis olid
mingisugused situatsioonid ilmselt, sest et neid situatsioone ei ole vaja teada, sest oluline on su lugu teada, on ju. Ja sel hetkel, kui ma nagu nägin selle ära ja ühendasin selle ennast lahti, siis klõpsti kadus ka see puusa teema ära. Aga mingi hetke pärast, mõne aja pärast, siis mõne nädala pärast hakkas see uuesti näitama ja mulle tuleb info, et ma võtsin selle koorma tagasi nii-öelda, ma võtsin tagasi teiste eest vastutuse. Ja siis ma täna hommikul, ma tegelikult üldse mingi muu asjaga tegelesin ja siis ma pool nii-öelda mööda minnes nagu korraks nagu mõtlesin, et mis asi see on siis. Ja siis tuli nagu vastus. Ja see oli samamoodi, kus mul ikkagi olid teiste emotsioonid võetud enda kanda. Ja üks oluline asi, mida sul tasub meelde jätta, on see, et kui sa tunned endas raskust, kui sa saad aru, et mingid, seal võivad olla ka täitsa füüsilised kehateemad, aga üldjuhul piisab juba sellest, et kui sa tunned mingisugust raskust, siis põhjus on see selles, et sa oled hakanud kellegi teise koormat kandma. Ehk et sa oled teinud midagi enda omaks, mis ei ole sina. Ja mina nägin ennast seal selles pildis, mul tuli seekord pilt ka. Ma nägin, kus ma olen nagu nii-öelda selle ema ja isa emotsiooni vahel ja ma võtsin siis nende emotsiooni endasse. Ja siis hakkas väga-väga valus puusas. Ja ma sain aru, et see emotsioon on vaja läbi hingata ja ma hingasin, see kõikus edasi-tagasi, põlves, jalas, kannas, ta läheb kuni varvasteni välja, on ju, kõik on ühenduses. Ja siis ühel hetkel ma tundsin, et nüüd on kõik. Ja miks mul see puusas oli, valu oligi see, et ma ei julgenud nagu iseendana edasi minna, ma ei julgenud iseendana nagu nähtav olla. Kuigi minu sees on nagu tohutult seda informatsiooni, mida jagada inimestele, aidata inimesi, sest et need, kes minu juurde on sattunud, on saanud enda elu muutusesse, kui nad päriselt on seda tahtnud. Ja ma olen väga palju andnud tasuta informatsiooni edasi. Ja see on ka see koht, kus ma olin lõksus sellepärast, et mul oli see teadmine, et vaata, ma võtan kõik enda kanda, et siis ma aitan kõiki teisi, aga sa ju ei küsi teise aitamise eest raha, vaid et sa teed selle ära lihtsalt sellepärast, et sa tunned, et teine inimene vajab abi. No seal on kerge see ohvri positsioon, aga sellesse ma ei lähe on ju praegu, vaid et see on nagu see koht, kus väga paljud inimesed teevad kõik selle jaoks, et teistel oleks hea, aga iseennast on kõrvale tõstnud. Selle asja point oli see, kuhuni ma tahtsin jõuda. See oli see, et sa tõstad iseennast kõrvale, sellepärast, et sa samastud selle teise inimese emotsiooniga, sest ta näitab seda tegelikult, mis sinu sees on. Sa käivitud selle peale, et mis teisel inimesel on ju. Ja kui sa nüüd hakkad vaatama mingisuguseid neid igasuguseid korjandusi, kogumisi, kus vajutatakse nagu emotsionaalselt neid nuppe, mis inimestel on nagu nii-öelda aktiivsed. See on lihtsalt nii-öelda programm, ma ei räägi praegu sellest, et jah, need inimesed tõesti võivad vajada abi, need lapsed võivad vajada abi. Ja kui sul on kindel teadmine, et jah, et sul on vaja sinna panustada, mitte sellepärast, et sa tunned kaasa sellele, sa tunned, et see laps on ohver või sa tunned, et sa ise oled kogenud seda osa selliselt, et sina oled ohver, vaid et sul on kindel teadmine, et kanna sinna raha on ju, või tee seda või tee toda, et on 2 erinevat asja. Nii et ehk kui sa juba selle väikse lõigu peale, mis ma jagasin sulle, sa käivitusid, siis järelikult on sinus miskit, mida tasub üle vaadata, sellepärast, et oma olemuselt on kõik siin ilmas neutraalne, meie ise vastavalt enda programmidele, sisemistele programmidele, mida meie usume, reageerime sellele, mis väljaspool on. Ja kui sinu sees on väga palju hirmu, sa kardad kõike, siis mis nagu, sa ei saa aru, mis see on, siis ilmselgelt on mõttekas sul istuda maha, kui sa tahad muidugi sellest vabaks saada, sa istud maha,
vaatad iseendale otsa, iseenda sisse ja hakkad küsima, et miks ma nii tunnen. Mis on see põhjus, miks ma tunnen hirmu, mis lugu on, sest kui sa lähed nagu mingisuguse sellega, et okei, et ma ei karda midagi ja samas nagu käivitud kogu aeg hirmust, siis sinu meel ütleb sulle, aga sa ei kardagi midagi, seal on hästi kõva ego, on ju. Ma ei karda ju midagi, eriti mehed ütlevad või siis mõni tugevam naine ka, kes on niisugune, ma ei karda midagi, mida sa räägid mulle siin. Ja siis kui hakkad nagu temaga edasi suhtlema või vaatama, siis avastad, et ta kardab seda, ta kardab teist, ta klammerdub selle külge, ta klammerdub selle külge, inimesed kardavad muutusi, kõik peab olema täpselt nii, nagu nemad on pannud ja kui natukene mingeid asju liigutatakse, pannakse teistmoodi või kuhugi mujale, siis tekib kohe see häire, minu turvatunne on nüüd ära rikutud, nüüd on hirm, nüüd on paanika, siis inimene läheb hästi agressiivseks, siis ta hakkab teiste kallal võib-olla õiendama, käib ja kontrollib kogu aeg, miks sa teed nii, miks sa teed nii, miks sa ei tee nii, nagu mina tahan, sest kui mina tahan tunda ennast hästi, siis sa pead nii tegema, ehk siis mul on siis turvaline, ma tunnen ennast ülihästi, siis kui sina teed täpselt nii, nagu mina ütlen. See tähendab seda, et asi ei ole sinus, on ju. Ma olen elus olnud sellises kohas, kus üks minu lähedane inimene nagu käivitus iga minu asja peale, ükskõik kuidas ma tegin, kas ma tegin nii, nagu ta soovis või ma ei teinud nii, nagu ta soovis, vahet ei olnud. Kogu aeg oli see, et mida sa teed nii. Ehk siis ma sain aru, et mul oli tunne, et ma jooksen vastu seina kogu aeg. Kogu aeg on nagu sein ees. Kas ma teen nii, nagu talle meeldib või kui ma teen nii, nagu mina tahan teha. Vahet ei ole, kogu aeg oli halvasti. Ja siis oligi selline tunne, et kogu aeg on sein ees, et kogu aeg ma jooksen vastu seina. Ja siis ma vaatasin selle sisse, et mis siin on. Okei, ma nägin seda teist inimest väga selgelt, sest teist inimest on väga lihtne näha, on ju, sa näed kohe ära tema programmid, aga siis ma vaatasin enda sisse ja seal oligi see sama koht, kus ma olin nagu kokku tõmbanud, ma ei julgenud olla mina ise, ehk siis ma olin hakanud uskuma, et ma pean teiste järgi elama, ma ei tohi olla mina ise, sellepärast et siis nad on häiritud. Ma ei tohi olla see jutukas tüdruk, sellepärast et siis segab teisi, sest et kellelgi oli mingid oma teemad, tal kõik oli üle pea nagu lainetanud, ta oleks tahtnud kõrvu kinni hoida, aga siis on mingisugune väike tüdruk, kes vadistab, on ju, ma olin väga-väga jutukas lapsena. Ma tegelikult olen praegu ka, nagu sa näed, ma olen praegu tohutult voos, mul see tuleb seda teksti niimoodi, et ma täiega jookseb lihtsalt läbi, ma tunnen, see on see minu vägi, see on see minu väeenergia ja kui ma selle kinni panen, siis mu keha lihtsalt hakkab lõhkuma ennast seest poolt. Ehk siis ma ise lõhun läbi selle usu, et ma pean olema vait, on ju. Et ma pean olema teiste järgi, et nendel oleks hea. Ja ma usun seda ja siis ma ise lõhun ennast. Ega asi ei ole ju nendes, vaid alati on minus, sest mina otsustasin. Nemad on lihtsalt need peeglid. Ehk mis siin maailmas üldse toimub või kui sa vaatad nagu inimesi, kui sa oled olnud jälgija, siis sa näed, et inimesed ju reageerivad mingisugustele asjadele. Miks tekivad need agressioonid ja kõik muu? Sest inimesed on ennast nii kokku surunud ja nad ei usu enam, et neil on see vägi, et neil on see nii-öelda see power inglise keeles, et nad üldse võivad end läbi oma elu juhtida või mingisuguseid asju teha või väga paljud inimesed panevad rõõmu kinni, on ju. Mina ka uskusin seda, et kui ma naeran, et siis läheb midagi halvasti, sest et ma olin saanud märkusi selle kohta, et kui ma nagu laginal naeran, ma mäletan seda, et mul piisas, kui isa näitas mulle näpuga niimoodi lapsena, ma lihtsalt hakkasin naerma. Ja see on nagu see koht, kus sa näed ära selle, et kui sa nagu oled loomulik sina ja keegi reageerib sellele, siis sa paned ennast lukku, on ju, ja sa näed ära, et aga see ei olnudki hoopis minu asi, vaid et see oli kellegi teise asi ja sa saad selle lihtsalt lahti sellega ühendada ennast. Sest sel hetkel, kui sa näed ära, et see ei puutu sinusse enam, sest see on tema oma, siis seda ei ole enam. Sul ei ole vaja minna kaevama juurpõhjuseid, sul ei ole vaja minna eelmistesse eludesse, sest et ma räägin sulle ühe uudise siin ka, kui sa veel ei tea, et tegelikult eelmisi elusid kui selliseid ei olegi olemas, kui vaadata nagu seda inimese mõistet, vaid me elame sellises süsteemis siis, kus on erinevad reaalsused lihtsalt, kus on mingisugused erinevad kehastused sul olnud, erinevad kogemused.
ehk siis sul ei ole vaja mitte kuskile minna kaevama, sest et need asjad, mida sa siin koged, on sinust endast. Mina käisin ka väga palju eelmistes eludes ja ma olin väga proff selles mõttes, et mul on nagu igasuguseid kogemusi sellega ja kui ma nagu aru sain sellest, et kõik on siin ja praegu kogu aeg, ei ole minevikku, ei ole tulevikku, on mingisugused mälestused su peas, aga sa ei saa minna tegelikult tagasi minevikku. Sa valid mingisuguse teise pildi lihtsalt. Issand, kui põnev. See on see maailm, mida ma olen avastanud rohkem kui aasta. See on lihtsalt pannud mind särama, see on pannud mind elama. Ma tunnen, et ma olen järjest rohkem mina ise. Ja ma arvan, et eriti intensiivselt on see tulnud välja nüüd viimase, ma ei tea, 2-3 kuuga, kus ma tegin nagu nii totaalse elumuutuse. Selles mõttes ikkagi nii totaalne, et ma lasin lahti kõigest sellest, mis tundus nii-öelda turvaline. Ja see on mind kasvatanud, see on mind järjest rohkem avardunud ja võib-olla sa oled tundnud mingisugust tunnet mõnes enda praktikas, kui sa oled enda sees mõnes praktikas, kui sa oled kas ise teinud endale nii-öelda, mina teen väga palju ise, seetõttu mulle tundub loogiline, et väga paljud inimesed teevad seda. Aga kui sa oled käinud kuskil meditatsioonis või mingisugusel sündmusel, kus sa tunned, et sa oled nii lahti, sa oled nagu nii high ja siis sa märkad, et sa oled palju pikem. Ma olen näinud inimesi füüsiliselt kohe ka, kes on nagu oma tavaelus, siis igapäevaelus, kes on sellised kergelt nagu kokku tõmbunud või kergelt või okei, ma ei pane sinna mingisugust hinnangut, vaid et nad on kokku tõmbunud, nad on kasvult lühikesed ja sel hetkel, kui nad saavad iseendaga ühendusse, nad tunnevad ennast kõige kõrgemas jõus, kõige kõrgemas väes, siis nad on palju pikemad ja ma olen ühel inimesel konkreetselt alt üles vaadanud, muidu kui ma vaatasin talle nagu otse või isegi natuke allapoole või tegelikult otse ikka. Et see näitab juba, et midagi on siin teistmoodi, et ei ole see nii üks-ühele, nagu sa igapäevaselt näed. Ehk siis ma rääkisin praegu, tahtsin ühest asjast rääkida, aga rääkisin kõigest praegu. See lihtsalt tuleb välja ja see on nii põnev ja see on nii äge. See on see, miks ma olen teinud selle maagiakoodide portaali. Ma lihtsalt panen sinna neid videosid kõik läbi selle, mida ma ise olen läbi teinud. See ei ole nii, et ma olen kuskilt midagi kuulnud ja siis ma õpetan sulle, vaid see on see, mida ma kõik olen ise endast läbi teinud ja mis siis on toimunud, on ju. Ehk siis ära suru ennast kokku, avasta ennast hoopis. Kui sa tunned, et sa oled ennast kokku surunud, kui sa tunned raskust sees, kui sa tunned ennast emotsionaalselt madalseisus, siis järelikult on tulnud nähtavale või pinna peale mingi asi, mis ei ole sina, mille sa oled kelleltki teiselt õppinud, enda omaks teinud ja seal alati on see mingisugune lugu, mida sa usud, on ju. Ja loomulikult on ka need emotsioonid selle looga. Midagi tahab veel tulla siia videosse. Kui sa hakkad päriselt, sul on päriselt huvi iseennast nagu avastama hakata läbi selle, et teadvustades, et sa lood iga hetke enda elust. Sa lood absoluutselt kõik kogemused enda elust. Ei ole nii, et on mingisugused juhused. Juhuseid ei ole. Kõik on väga täpne sümfoonia nii-öelda, väga täpne orkesteering, sa ise oled väga täpselt kõik loonud, sina kui teadvus siis, sest et need, mida siin oma peas ketrad, need on sinu inimese asjad, aga need on ka need soovid, mida sinu teadvus siis sulle toob täitmiseks. Ja sel hetkel muide, kui sa oled hästi selles joondumises, selles ühenduses, sa tunned ennast pikemana, siis sa tegelikult oled väga lahti siit, kõik oled lahti, sa oled ühenduses oma teadvusega, ehk siis sa ei samastu enam enda inimavatariga, selle kehaga siin, vaid et sa oled ühenduses selle enda päris olemusega, see, kes sa oled, see kõige kõrgem. Nii, nüüd läks see ära, mis mul tahtis enne tulla veel. Ma pidin rääkima midagi enda elu avastamise kohta. See on selline
huvitav asi, mis on toimunud, on see, et ma praegusel hetkel siis järgin väga, väga detailselt seda juhatust, mis mulle tuleb. Ma kuulan seda, ma teen seda, mis vaja. Mõnikord võib-olla ma unustan ära, siis ma kirjutan hästi palju, siis ma loen selle vihikust uuesti välja. Aga mu elu on muutunud nagu hoopis teistsuguseks, kui ma varem nagu hirmust teenindasin teisi. Ma teenindasin ka teiste inimeste emotsioone, aga ma teenindasin ka teisi, ma tegin väga palju. Siis nüüd on nagu totaalne aeglustumine, selline totaalne nagu teistpidi pööramine on olnud. Ja sel hetkel, kui ma olen aeglustunud, siis mingis osas ma näen, et asjad on veel kiiremini liikuma hakanud, aga mina olen paigal. Ehk siis mina olen lõõgastunud, ma olen lõdvestunud, ma olen rahus. Kui mu meel midagi pakub mulle mingisugust mõtet või mingisugust emotsiooni, mis ei ole mina, mis ei ole päris, mis ei ole tõene, siis ma lihtsalt ühendan selle endast lahti, ma näen seda ja lihtsalt nii põnev on, nii äge on. Asjad lihtsalt toimuvad ja ma ei oska seda nagu teistmoodi sõnadesse panna, kui see, et see tundub võib-olla nii kummaline nendele inimestele, kes on harjunud rööprähklema. Ja minul oli ka ju, mul tegelikult mitu aastat rääkis kogu aeg see vaim mulle, et puhka, sul on vaja puhata, puhka. Ja ma ei puhanud, sellepärast et mul tiksus kogu aeg sees, et kui ma ei näita välja, et ma teen midagi, siis ma ei ole väärtuslik. Ma pean kogu aeg midagi tegema, ise olin nagu nii väsinud, et ma oleks tahtnud lihtsalt voodis olla. Ja siis, kui ma ära nägin selle, siis ma ühendasin jälle selle programmi endast lahti. Mõtlesin, et see ei ole mina, et see on kellegi teise uskumus. Ja see, et kui keegi arvab, et ma olen mingisugune muidusööja või mis iganes, et siis see on kellegi teise probleem. Ma ei tee seda enda omaks. Et see on mingisugune tema uskumine. Sest kui sa hakkad uurima seda, kuidas tegelikult see maailm töötab, siis sa saad aru, et asi ei ole rohkem tegemises, füüsilises tegemises. Mis ei tähenda, et sa ei tee üldse midagi, vaid et asi on selles, kes sina oled. Ja tänu sellele siis, ütleme tänu sellele või see on nagu see füüsiline reaalsus, siis on nii-öelda selle tagajärg sellele, kes sina oled enda sees. See, mida sa usud, seda sa oled ilmselt kuulnud seda, Öeldakse seda ka, et see, mida sa sööd, seda sa oled, aga selle võiks nagu lahti veel kodeerida, sellepärast, et kui sa nagu sööd, ma ei tea, mingisuguseid asju kogu aeg sisse emotsiooni pealt, et siis tasuks vaadata, et mis selle all on, mis emotsioone sa tegelikult selle toiduga aitad nagu läbi tunda või ära seedida, aga tegelikult see ei seedi ära, sest et seal on lugu ikkagi kogu aeg kehtiv, et mida sa usud. Jaa. See asi oli, mida ma pidin rääkima. Selle ühe lähedast seisva inimesega seoses siis. Ehk see inimene on osav manipuleerija. Tal on omad need programmid. Ma lihtsalt ei ütle, et sellega nii-öelda täna midagi valesti oleks, aga nii see süsteem on töötanud. Ma lihtsalt sõnastan nii, et sina aru saaksid, et see inimene on elanud niimoodi, et läbi manipulatsiooni saab tema, mida tema tahab. Ehk siis tal on enda sees mingisugused oma hirmud, mingisugused lood, mis iganes emotsioonid on ju. Ja tema soov ei ole vaadata neid asju enda sees, vaid et tema on harjunud elama nii, et kõik käib väljaspool, kõikidele tuleb näpudega näidata ja kui ta oma soove tahab saada, siis ta manipuleerib ja mängib. Ja ta ei olnud mind nii lähedalt kaua aega näinud. Ja üsna kiiresti ta ütles meie kohtumise järel, et ma olen muutunud.
ja üsna kiiresti ta hakkas väljendama seda, et talle ei meeldi see, et ma olen muutunud. Ja see, kuidas ego töötab, on see, et inimene siis uskudes seda programmi, seda, mida meel ütleb, hakkab käituma vastavalt sellele, et saada seda kontakti tagasi. Ma ei lähe detailidesse, see on kvantloomisega seotud, see on nagu see on see, kuidas see töötab. Ma saan öelda, et kõik on kvant, on ju, ja ma ei taha sellest rohkem rääkida, sest see praegu selles mõttes ei ole oluline, vaid oluline on see, et sa näeksid seda süsteemi, mis siia tekib. Ja see on see, et kui sa ei saa nii-öelda enda tahtmist, tema emotsioon siis ei olnud täidetud nagu selles mõttes, et ta tahtis, et ma olen teistsugune, sellepärast et siis ma täidan tema soove. Ja mina olin muutunud, see tegi teda rahutuks ja siis ta hakkas manipuleerima minuga, väljendades minu kohta väljendeid näiteks, et sa oled lolliks läinud, sa oled täiesti teistsugune, ma ei tunne sind enam ära. Ja kui varem olin ma selline hästi nagu, kes aitas ja võib-olla hoolitses ja jooksis kohale, mis viga on ju, ja nii edasi, siis ma lihtsalt ei reageerinud enam sellele, sellepärast et ma nägin ära, et see oli mäng, et see ei olnud päris. See oli midagi sellist, mida inimene tegi selle jaoks, et saada nii-öelda oma tahtmist. Üldjuhul seal kõige all on see, et siis ma tunnen, et mind armastatakse. Et ega halvast, selles mõttes ega pahatahtlikult nad ei tee tegelikult seda, vaid neil on seal lihtsalt see uskumus, et mind ei armastata ja tegelikult inimene ei armasta ennast ise, on ju. Ja millest mina nagu aru sain, et ma päriselt ka olen muutunud, et see, et ma ei reageerinud sellele, sellepärast, et vaata, kui on nagu väga lähedal seisev inimene, siis seal taga on tavaliselt mingisugune emotsionaalne side, on ju. Ja ma nägin ära selle, et mul oli täiesti ükskõik, mida see inimene ütles. Et mul ei olnud vajadust meeldida enam, vaid et ma tahtsin olla mina ise. Ja kui ma olin iseendaga ühenduses, ma olin iseenda selles joondumises, siis see oli nagu selline koht, kus tema lihtsalt käivitus enam, järjest enam, et saada seda impulssi, et miks sa ei tee nii, nagu mina tahan. Et siis mina tunnen ju ennast hästi. Aga kui sa ei tee nii, nagu mina tahan, siis ma ei tunne ennast hästi ja siis on sinuga midagi valesti, on ju, mitte minuga, on ju. Et kui sa hakkad vaatama sama asja pealt ringi, ehk siis miks inimesed käivituvad, miks nad räägivad selliselt nagu räägivad, siis seal on nagu selline tühimik või ma näen, et seal nagu on selline tühimik. Ja seal on nagu see, et inimesed tunnevad võib-olla ennast tühjalt, aga nad ei tunnegi seda, et nende sees on see armastus olemas, see on kogu aeg, see ei ole mitte kuskile kadunud, nad lihtsalt ei ole endale lubanud näha seda. Iseenda armastamine on ju see kõige alus, sellepärast, et kui sa ei armasta iseennast, siis sa tõstad põhimõtteliselt iseenda kõrvale ja elad teiste elu, mitte iseenda elu. See on jälle üks väga hea lause, mida meelde jätta ja päriselt nagu läbi seedida ja vaadata ennast, sest et väga paljud inimesed ei tunnista endale seda, et nad ennast ei armasta. Nad ei tunnista seda, et nad elavad teiste elu. Aga ega teistel ei olegi vaja tunnistada, sest see on ainult sulle endale, sest see on sinu elu ja ise tead, kuidas sa seda elad. Ehk siis ükskõik, milline impulss tuleb väljaspoolt, siis sina saad alati vaadata enda sisse, kui sa reageerid ja käivitud sellele, et mis on see, mis sinu sees nüüd toimub. Mis lugu sul käima läks, sest alati on asi sinus, mitte selles, mis on väljas. Ja sellega ma selle video lõpetangi ära. Nii et
väga põnevat endasse vaatamist, kaevumist ja selle imelise elu nautimist. Vahet ei ole, mis väljaspool on, loeb see, kes sina oled. Tšau!